Nii. Et siis jätkame siin oma küsimustele vastamist. Metsakaja küsib. See, mis me riiete kohta rääkisime, siis ega ei leia. Pulkimine ja kuttimine. Mul on viimasel ajal pidevalt probleeme söögiisuga. Mis arvate sellisest süsteemist, et kutt toimub nii-öelda üheaegselt? Kui isu on, siis süüa korralikult, aga samas kui isu pole, siis pigem päevane kalorite kogus miinustes. Valgud sätin ikka üldjuhul paika. Näiteks 3-4 päeva on isu hea, kalorid saab kenasti täis, siis tuleb paar päeva mõõne ja isu pole. Siis olen omadega miinustes. Mõtteid? Jaa, see on huvitav küsimus. Mis sa selle peale vastaks? Palk kattu üheaegselt. Ei, no eks ta siis siuke üldine kehakaalu säilitamine on vist üritades samal ajal lihast kasutada ja rasvaprotsenti kontrolli all hoidast, ega kui see juurde ei võta, ega siis väga ei tohiks nagu rasva juurde tulla. No ma ei tea, ma ei oska niisugust asja öelda, sest ma ei tea, ma olen nagu Taasti jääks nagu perioodid. Ma võin rääkida, kuidas ma ise teen, aga see, kuidas õige on, see on vaata juba omaette nagu, et kuidas mina teen, kuidas mul toimib nagu, et mul on ikkagi olgu siis nüüd dieet või mitte dieet, et siis ikkagi see toitumine on mul ikkagi niimoodi, et noh, 5 korda päevas toitumine. Ma tean, et kui nii-öelda on see kehakaalu lisamine või üritamine vähemalt, et siis sa nagu üritad täis süüa oma asju, mis sul vaja on. Ja kui nüüd on dieet, siis on kindel kogus seda toitu, mis nagu mida võib süüa pigem. Jaa. No, ega jah, raske on midagi öelda. Et noh, võib-olla tuleb mingit lihasmassi, aga ei pea kogu aeg juurde võtma ka. Nagu Kalmus vist ükskord pakkus niimoodi välja, et teed trenni, eks ole, kui suudad suuremaid raskusid kasutada, noh, juurde panna, siis järelikult kasvab lihas. Ja kui jääb siis seisma, et siis võtad kaalu juurde nagu. Nüüd kui niisamagi kaalu hoides tuleb alguses jõudu juurde, siis tuleb lihast ka. Et siis jah. Kui seda ma arvan küll, et siis kui Metsakael öelda, et umbes seda ideed, mis ta, et hästi palju läheb seda nädalane kalaraasiks. Et noh, on ka siukse süsteemi, kus kõigutatakse kalaraasi päevast päeva nagu. Et ma teen ka seda ise ja siis noh, loeb see nädalane kalaraas laias laastus. Aga sama tähtis, noh, muidugi loeb ka päevane kalaraas. Ja ei ole minnas nii palju vahet, et mis järjekorras need toidud sa sööd, et see nagu peab kindlasti iga toidukord olema täpselt mõõdetud kogus süsivesikuid, et pigem sa võid need süsivesikud ka süüa hommikul ära kõik. Et selles suhtes, aga 200 grammi korra. Samas näiteks, miks mitte, et vaata see metsakaja, võta nädalane see tsükkel. Et kui sa sööd 2-3 päeva sööd nüüd oma selle madalama kalaraasiga toitu ja siis 1 või 2 päeva hoiad kõrgemal. Ja siis hakkad järeldusi tegema selle järgi, milline su kaal või jõunäited on iga näiteks reede või laupäev. Jaa. Et kui ma näiteks dieeditan, siis ma ise palju teen suht samamoodi, nagu, et mul ei ole nii, et mul on mingi standardselt iga päev on sama kogus toitu. Suures ma väga pole nagu niimoodi mingi keeruliseks ajandki neid asju. Tavaliselt on nii, et kui ma enne vanasti, kui asju tegin niimoodi pidevalt võistlesin, et lihtsalt treenivabal päeval ja siis shake ja need asjad jäid ära ja paarsada kalorit vähem ja ülejäänud toidud siin samamoodi ära, sest noh, puhkepäeval on ka ju nüüd kalorid vaja, et lihast saaks taastuda ja tavaliselt ju öeldakse, et tänased päeva trenn tehakse eilse päeva toitumise pealt, et need glükogeenivarud täislaadid, et siis vabal päeval ikka siin ka nagu normaalselt, mitte nagu. Ikka, et ma Metsakael, et ära põe. 2-3 päeva teidki niimoodi aga sa pead seda tegema teadlikult, mitte kaootiliselt jälle. Täna on kõht täis, et ma täna ei söö ja võib-olla homme on täpselt sama tunne, et ikkagi ongi, eesmärk ongi, et sul 2-3 päeva on see madalam kalaraas ja siis 2-3 päeva on kõrgem kalaraas.
ükskõik mille aegalt sa seda tõstad, aga see, mis tulemust hakkab mängima, ongi see nädala järgide järeldusi. Ja see isu järgi, noh, teinekord mul on küll niimoodi, et kui ma näiteks... Sest ikkagi see kalakas peab paigas, siin ei saa midagi teha, kõik kuradi tark juttu ajada, et siis okei. No jah, kui sa sööd vähem kalorit, kui sa vaja süüa on, aga siis sa ei võta juurde. Mingi kord, kui ma ei saa juurde, noh, ja siis löö kokku palju sa tööd. Tavaliselt on nii, et ma söön nii palju, aga mul ei tule kaal juurde, siis ma alati pean kihlema, et vend paneb hommikuks, sööb võileibu. Ja siis 8 juhul 10 tundi on mingi võil, 2 võileibu hommikuks ja siis kaal ei tule juurde. Ma söö rohkem, aga kui ta tuleb. Ja see isu järgi jah, huvitavaks seda nagu saab nagu nii täpselt keha kuulata isu järgi. Teinekord mul on nii, et kui ma pole pikka aega nagu... Selles mõttes ma ei tea, ole mis tasemel sa teha tahad, ma arvan ikkagi, kui seda ikka maksimaalselt võtta, siis no tee mis tahad need kaloreid või toidu kogus, mis iganes nimetada, see on tähtis nagu, et ma arvan küll, et näiteks eriti dieeditades, näiteks kas mul või Sander või kes mul siin need kliendid on, et inimene võtab niimoodi vaikselt, võtab kaalu maha ja nii kui ta ammustab põhimõtteliselt selle ühe ampsu rohkem, kohe järgmine mulle ei tõusnud kaal maha. No jah, see on muidugi kaal kõigu. Et kui panna need inimesed kõik nüüd, et kuule, et noh, et ma siin mingi tunde järgi söön, et ei no seda siis see kaal hakkab ikkagi su käima üles, alla lõpus sa ei saa mitte midagi aru, et ma arvan, see keha on ikka suht kaloripõhine. Selles mõttes jah, et kui sa tahad, noh, et teed seal trenni, et ma ei tea, hoiad kaalu, noh, võib-olla sa tahadki hoida kaalu, et tuleks nagu räigelt rasva juurde, aga kui sa tahad jah ikka seal konkreetselt alla võtta või juurde võtta, no siis peab ikka kalorad olema paigas, ega seal umbes jah, ma ei tea, võib-olla jah, kui sa oled kogenud juba, siis võib-olla oskad niimoodi, et ei pea iga grammi kaaluma. Kas välja tuleksite torudel hängima, siis ilmselt siuke street workout. No juba nii sõbrad, me lõpetame teineteise lauseid. Mina tegin karu, sina tutveksid. Torudel jah. Vaat see suvi ma ei jõudnudki kuhugi. Ei tegelikult seal Hawaii'l tegin ühe, esimese trenni tegin kuskil pargis, kus oli nagu rööbaspuud ja siuksed asjad. Et miks mitte vahepeal teha, et näiteks lähedki, et ma ei tea, no suvel võib, mina mõtleks küll, et nautida seda suve ja teha väljas trenni. Lähedki võib-olla teed selle pea tegema, et mul on nüüd 4 harjutust ja 16 seeriat pole, vaid lähedki näiteks randa, selle asemel, et seal magada, võtad särgi maha, et lõuatõmbed sellest, et endana 100 lõuatõmbat näiteks võtta eesmärgiks. Miks mitte teha? No, miks mitte? Mingid asju ma jõuaksin teha, ilmselt jah, mingid kireleid võib-olla ei oska seal. Aga kui aus olla, ega ma ei viitsiks. Jah, ei viitsiks. Ei viitsiks teha mingit siukest videot, sest mul ka paar tuttavat. Kutsutud näiteks, kutsuti ka boksima. Ma pean ikka minema, aga ega eriti ei viitsi ka. Ma olen parem, võtan oma selle kangi või hantli ja siis liigutan seda ja siis ma tean, et järgmine ma pean veel suurema võtma ja liigutama ja siis ma tean, et mul on nagu paigas nagu toit, et kui ma tahan kasvada, siis ma võtan paar ampsu rohkem, kui ma ei tahan peki põletada, ma võtan paar ampsu vähem ja et see on täpselt sama, et muidugi hea vaheldus oleks, aga oleks seda viitsimist rohkem. Ilmselt sellepärast kulturismiga tegeledki, et sulle meeldib kulturism, mitte mingi muu ala, jah. Ja. No siis ta ütleb, et kas te suure sõbra kalli teete, kas me peame oma vahel kalli tegema nüüd või? Ja kas tervitada ka saab, tervitaksin oma printsessi. Me tervitame Metsaga ja printsessi. Jah, et ikkagi mõista oma meest, kui ta tahab trenni minna ja vaja teinekord liha õhtuks valmis teha, et mees trennist tuleb ma väsin. Ja kui mees on siga, siis tule ma lohutan sind. Jah, et ikka hoidke ja armastage teist. See on ikkagi, ma just eile loengus, et eetika loengus, et mille see õnn sõltub, et kui inimeste käest küsida ja uurida, siis lõpuks sageli leitakse, et heades inimsuhetes peitub õnn üldiselt. Asjad, need on teisejärgulised, aga just inimeste vahelised suhted on need, mis tegelikult teevad elu õnnelikuks, nii et jah. Sulle küsis keegi sealt ka mingi väga konkreetse küsimuse. Eerik Orgu. Eerik Orgu. Tuntud, kõige Eesti tuntuim. Eerik Orgu. Eesti tuntuim treener. Toitumisnõustaja. Küsib küsimused, vappered ja ilusad, saaga jätkub. Jah. Ei no jätkub ja selles mõttes, et kus siis nagu saab, et see on ju lõputu. Veidemale kivile samale ei kasva. Ja, et see on see lõputu võitlus, et mis ei lõpe kunagi.
võitlus loodusjõududega. võitlus loodusstihjaga. juba nagu kuulsab Darwin, nagu te väga hästi teate. leiutas darwinismi. see video, see oli hea. kuidas on selline mees, et see lavale lastud? et ühesõnaga jah, et vaprad ilusad. tervitame Eerikut ka. Eerik arvas, et USA-sse minek on halb mõte, ütles mulle ennem. no kurat, võib-olla tuli isegi õigusega. aga ma ikka loodan, et noh, kuna ma seal kokana töötasin seal, et Eeriku töötas ka Inglismaal kokana, tuli tagasi ja näed, kui kuulsaks sai. Et äkki see nüüd mul läheb samamoodi, ma loodan. Et see tuleb nagu kodu. väike oma telesaade juba on, võib-olla mingi kanal ostab üle. jah, et lootsin nii kõrged. Siis keegi Oliver Lehe, Joku hakkab vaikselt meheks muutuma. Ilmselt oli mõeldud siin vana meheks, mitte meheks, vana meheks. No vaikselt hakkab, aga ma ei lootusi väga nüüd üles ka ei puhu. Selles mõttes. Kuskil oli üks küsimus veel. Ja ma mäletan Texa masina kohta oli see teine osa küsimusest. Et see ei ole see. See ei ole see. Keegi laikib Sander Saare pilte. Sander on päris hea. Mis see laikida on nagu noh? Mis siin on? Ja jälle Sander pead sassi. Mis oli hea, ma nägin ükspäev rongis ka, et need pildid, mis ta enne jaanipäeva pani, noh samasugused vaata umbes, olite mingi dieedi teinud, et seal oli täitsa turistide nägu oligi, et alguses pole aru saada, et need on jämedamaks läinud küll, aga siis jah, need pildid seal oli, noh, rind tuli välja kõik asjad, kui see pekika pealt ära võtta, siis kõik see keskkoht ja kõik asjad võimenduvad, jah. Jah. Ja mis siis on, siis oligi nii, ei olnud sükest pulkimisperioodi, vaid oli lihtsalt süke, noh, teadlik toitumine ka off-seasonile. Nii, okei. Pada Hermine küsib, kas te jälgite YouTube'es mõnda fitness-kanalit? Kas sa vaatad Mina jälgin enda kanalit Kirp 2 YouTube'is subscribe'ige. Ei, no tegelikult ma vaatan jah, vist Rich Pianot ma vaatan vahepeal jah, kuigi noh, kas see nüüd väga hariv kanal on, aga natuke naljakas ka vaadata küll. Ei jah, siukse fitness ja kulturismi videosid neid ikka ma vaatan. Ütleme nii, et kas või juba see, et sa vaatad, et keegi näitab mingit sugust harjutust, on eks iga üks mõtleb, et noh, tahab silma paista, siis mõnda harjutust ei olegi kunagi teinud ja siis on väga hea proovida, kuidas sobib. No vahelduseks jah, ega siin. Ja pluss veel Rich Piana siis annab ka head nõu vahest. Jah, ma võin vaadata, kellele üldse subscribe'id olen, mul ei tulegi praegu pähe niimoodi kohe. Ja kas olete Texascani teinud oma rasvaprotsendi keha koostise teada saamiseks? Jah, Jokker vist ei ole. Ei, ma ei ole. Aga see on jah. Kui oleks võinud teha, siis eelmine sügis, kui võistlus tegin, aga tegelikult mis vahet siin? No, ma olen ikka teinud, see on siis see Texa, mis see tähendab, mingi röntgen, mingisugune masin, mida saab musta maaniklast teha näiteks, mis on üks täpsemaid rasvaprotsendi kehakoostise mõõtmisvahendeid. Maksab, seal ma ei mäleta, palju ta maksab, äkki 15 eurot või midagi, aga välismaa pidi olema palju kallim. Ühesõnaga hästi täpse vahendiga on tegu, helistadi sinna röntgen osakonda, siis saab aja kinni panna. Ja ma olen ikka paar korda käinud, jah. Ükskord üritasin ka nii, et nagu alguses sõjast välja tulles vist, et kohe mõõtsin ja siis paar kuud hiljem. Noh, rasvaprotsent oli ikka natuke alla läinud ja lihase protsent tõusnud. Ja huvitav oli see ka, et luude tihedus oli märgatavalt tõusnud. Ehk siis nagu me tegelikult teame, et jõualad ja üldse sellised, kus on hüppamist ja põrutamist, et sellised alad tugevdavad luid ka, et huvitav oli nagu näha seda kohe mõõtmistulemusena. Et jah, ma pole vahepeal nüüd käinud, aga muidu soovitan küll, jah. Nii, küsimus heakene küll. Kas võtaksid pagulase enda juurde elama? Ei võtaks. Miks sa ei võta? Pagulast teevad, nüüd läheb huvitavaks. Näed, elab siin üks pagulane. Tuli siia enam minema ei lähe. Enda juurde elama, no mul ei ole praegu oma elamist. Nii et kui teil on ühetoalist, kahetoalist korterit Tallinnas välja üürida, siis järgmisest kuust võib-olla saame jutule. Üldiselt ma olen üpris tolerantne inimene, ma olen see tolerast, kes sallib kõiki.
ei, selles mõttes ma olen ka tolerantne inimene, aga võtame, kui laias laastus võtta siis seda pagulasteemat, siis ma arvan, et see on asi, mis on nagu natuke üle käte läinud ja ei tule sellega enam keegi toime. Ma mäletan, ma läksin sinna USA-sse kevadel, siis hakati rääkima sellest ja siiamaani räägitakse. Ja see on ikka täitsa hull, ma mäletan, kooseluseaduse ajal oli see mingi hull arutelu oli. See ongi appikene, pederastid abielluvad, appikene. Oleks seda vaid teanud, et see pagulasteema tuleb, oleks olnud siuke täiesti siuke, isegi võibolla see oleks kohe siuke positiivne uudis olnud. Nojah, huvitav tegelikult vaadata seda, kui nii palju seda, solk jäetakse ikka suust välja selle teema peale, et ma ei tea, mul on nagu natuke kahju nagu lugeda siukseid asju seal. Ma üritan ikka nagu tolerantne olla, et ma ei saa aru, kuidas mõne mehe ajus nagu see, ütleme, süütute inimeste tulesurma saatmine peaks nagu aitama Euroopa direktiive muuta nagu. See nagu ei ole kuidagi omavahel seotud, et ega see, ma ei tea, kas nagu tule vastu saab tulega võidelda üldse või. Et mul on siukest viha, ma olen näinud nagu elus palju küll siukest. Lihtsalt inimesed meeldib nagu vihata midagi, mida nad ei mõista ka samamoodi. Jah. Samamoodi kooseluseaduse puhul, et ega nad ei mõista seda asja. Teevad mingi oma järeldused, aga eks maailmas ongi väga palju tolerant nii kaua, kui keegi minu tagumikku ei targi, las olla gei. Nii öelda. Ja kui pagulane mingi pahandust ei hakka tegema, las ta olla siis. Aga ilmselt see kõige suurem hirm ongi, et mõtle, kui siin kõik tänavad jooksavad neid tõmmusid täis ja sellega kaasneb kuritegevus, siis pigem on see hirm, et ma ei tea, palju, selles mõttes, et kui inimene on mustanahaline, et see mind absoluutselt nagu ei häiri. See on puhas rassism ja ksenofoobia juba lihtsalt arvata, et kõik mustanahalised on kurjategijad. Ega raske muidugi ennustada, mis nüüd saab, eks ole, milline valim inimesi siia tuleb, aga eks kõigi hulgas on, iga rahvus hulgas on neid kurjategijaid ja on tavalisi inimesi. Et nüüd mingi, ma ei tea, tänavad täis on ja mingisugune juhtub midagi, ma ei tea. See on pull, ma vaatan, kuidas Facebookis mingid sõbrad jagavad siuksed täiesti fabritseeritud tõendeid jagavad selle kohta. Ilmselgelt aru saada, et see uudis on välja võeldud lihtsalt selleks, et nagu tõendada, et näete, et pagulased on halvad. Mõned on täitsa nagu laest võetud mingi pilt on, mis üldse asjasse ei puutu, midagi mingi jutt juurde mõeldud, et tõestada oma pointi, aga see ei ole õige. Me peaks ikkagi pointi tõestada, siis peab olema faktid, mitte mingisugused fabritseeritud jutt. Enda juurde elama, see on muidugi enda juurde elama, see on väga huvitav küsimus. Ma ei võtaks. Olgem ikka mõist. Kui see, ütleme nii, kui ma oleks vaba ja vallaline, et see pagulane vist tõesti hästi rahvas ja ilus ja siis miks mitte. Seksism jälle. Mis seksism? Mis seksism oli? Ei näiteks see on ka pull, ma üks hetk isegi mõtlesin, et miks ma nagu sallin geisid, kuigi ütleme mingi 80% või mis iganes geidest, kellega ma nagu läbi käinud on siuksed nagu peale tükkivad inimesed. Aga ma arvan, et point ongi lihtsalt selles, et neid on palju rohkem, aga lihtsalt kes need peale tükkivad, need jäävadki nagu silma juba. Teised lihtsalt ei hakkagi siin tülitama, et võib-olla see tutvusringkonnad on palju rohkem neid inimesi, aga siis ma jõudsin selle järeldus, et ega ma ei vihka ju gei inimesi, vaid ma vihkan, ütleme, peale tükkivaid inimesi. Need on alati ebameeldivad. Et samamoodi mul ei meeldi peale tükkivad naised, see ei tähenda, et mulle kõik naised ei meeldi näiteks. Et ikkagi konkreetse inimeses on kinni, Naid ja oleneb ikka, milline see naine on, kes peale tükib, vaata. Jah. Et ebameeldivad inimesed on alati ebameeldivad, ei ole, ma ei saa nüüd laiendada seda kogu tema, ma ei tea, soole või jutugi jõudsime sinna, et naine ongi pagulane. Jah, jällegi üks ammendatud teema, ega ma mõtlengi, et raske on küsimustele vastates, kui sa vastad lühidalt, siis alati võib tekkida mingisugust arusaama ja värki. Nii, on meil veel küsimusi? Või ei ole tulnud? Kuskil Facebookis? Ei ole täheldada. Jah.
näete, inimesed küsige täiesti tasuta. täiesti tasuta, aga ei küsi mingit konto. Online nõustamine praegu täiesti tasuta, ei pea maksma treeneritele, et saaks infot, vaid lihtsalt mingi sama küsida. Vot, mis me siis teeme nüüd? Vaatan, kellele ma olen siin subscribe'inud. Ma kinni. Võib kinni panna.